Ma olen kõige pikemat aega tahtnud sinu käest küsida. Lauri, mis täna? Täna me räägime jalgpallist. Ilmselt teravamad vaatajad on juba märganud, et minu kõrval ei istu täna Martti Allik, vaid istub tulevane Liina Hallik. Teie, kes te kõik muretsete, kus on Martti, miks ei ole Martit minu kõrval, ma võin teile lohutuseks öelda, see ei ole teie asi. Nii, Liina, räägime nüüd jalgpallist. Mitut jalgpallimängu oled sina vaadanud otsast lõpuni ära oma elu jooksul? Mitte ühtegi. Selles osas, et ma olen ikka näinud, kuidas jalgpallimäng käib telekas ja ma olen vaadanud võib-olla mööda minnes natukene, aga otseselt ma ei ole ühtegi mängu otsast lõpuni vaadanud. Okei, aga oled sa kuulnud sellisest asjast nagu suluseis? See termin on tuttav, aga mul ei ole õrna aimugi, mis asi see on. See on jalgpallis kõige olulisem, võiks öelda üks olulisemaid reegleid, aga ka üks segasemaid ja keerulisemaid reegleid, millel on mitu tõlgendust ja kõik muud asjad. Kuna meil läheb siin kõvemaks ajuragistamiseks, siis ma tahan sulle anda natukene mõtteturgutust. Tavalist Coca-Colat või Coca-Cola Zerot? Tavaline. Võta tavaline ja katsu selle pudelit, vaata, see on uue disainiga, süke natuke karedam, et kui sul higised käed on, siis see pudel ei liigu sul käest maha. Suluseis, ma loen sulle siis lahti selle seletuse, mille ma varastasin Wikipeediast. Suluseis on selline mängijate asetus jalgpallis, kus ründava meeskonna ilma pallita mängijast on temast söötmise hetkel eespool rünnaku suunas vähemalt 2 vastasmeeskonna mängijad. Ma kadusin ära. Kuule lõpuni, ma ei ole veel lõpuni jõudnud. Mõned tunnid hiljem. Ma ei saanud mitte midagi aru. Mina ei saanud ka mitte midagi sellest aru. Aga ma olen valmistanud ette sulle pisikese joonise. Jalgpalliväljak, rohelised mängivad mustade vastu, mustad ründavad siia, rohelised siia, siit on näha väravavaht on siin must, siin on roheline, eks ole, selle järgi me saame tuvastada, kuhu poole keegi ründab. Kui ütleme, see mees praegu siit söödaks palli sellele mehele, kas ta oleks suluseisus või mitte? Mul ei ole õrna aimugi. Aga sa paku, kas ta on suluseisus või mitte? Ei. On või? Jaa, sellepärast, et siin on väravavaht ja siin on vastasmeeskonna kaitsjad ja see ründaja on söödu hetkel kaitsjatest eespool väravavahi suhtes. Siis sa oled suluseisus. Okei, aga kui üks must mees oleks siin? Siin all, siis ta ei oleks suluseisus. Oota, ei. Mul on nii lost. 2 tundi hiljem. Põhimõtteliselt, kui meie seisame väljakul, me oleme vastasmeeskonna mängijad, mina ründan ja ma sirutan käe värava poole, kuhu mina ründan, siis ma olen kohe juba suluseisus. Ossu. Sa ei tohi minna kaitsjast ettepoole. Nii, et sa ei tohi siis kätt sirutada. Sa ei tohi kätt sirutada, sa ei tohi ennast ette nõjatuda, sa ei tohi jalga ette lükata, mitte midagi teha, sa pead olema ühel joonel või siis kaitsjast tagapool. Ma ei arvanud, et jalgpallis on nagu nii keerulist reeglid. Ma saan aru, et seal on lihtsalt nagu 2 tiimi, kes ajavad seda ühte palli taga, üritavad väravaid saada. Ja Saksamaa võidab. Jaa. Nii, Liina, nüüd sa saad juba aru sellest, mis asi on suluseis teoreetiliselt ja nüüd paneme proovile praktiliselt. Nii, et ma hakkan sulle näitama paari videot ja sina pead ära registreerima, kas oli suluseis või mitte. Nii, paneme video käima, vaatame esimest olukorda. Kas oli suluseisu või mitte? Oota, me peab tagasi minema nüüd. See läks jube ruttu. Läks jube ruttu, aga mängus see käibki nii ruttu ja kohtunikud peavadki selle hetke jooksul see murdosa sekund. Kujutad ette, kohtunik peab jälgima samal ajal, kus on mees ja teisel hetkel peab teise silmaga peab jälgima seda, kus kohast palju söödetakse. Aga põhimõtteliselt siis üks inimene ainult otsustab, kas on suluseis või 3, 4 inimest isegi. Jalgpallis ütleme, olenevalt liigast täna on väljaku kohtunik, joone kohtunik. Liiga palju aega hiljem. Kui need liiguvad seal nii kiiresti. Nii, tuleb uuesti olukord. Kas Cristiano Ronaldo oli suluseisus? Nad olid korra. Ei, oota. Ei, see teine punane mees oli veel seal pool ju. Vaatame uuesti. Ma ei saa aru. Ronaldo oli tugevalt suluseisus sööduhetkel. Oli või? Jaa, siin on sööduhetk on siin näha ja Ronaldo on suluseisus. Ja see oli kusjuures väga oluline värav meistrite liigas, mis tõi Realile tiitli. See oli nii igav värav ju. Absoluutselt. Ja võtame ette järgmise video. Kas oli suluseis või mitte? Oota, kumbasid ma nüüd pean jälgima? Ma ei saa aru, nad on eri värvi jälle. Sa pead jälgima siniseid. Okei. Aga ei ole ju. Aga on ju. Aga ei olnud ju, ta oli, see teine valge oli seal sama juures ju. Jaa, aga John Terry oli ju kehaga eespool. See on need kummardamised ja asjad on ka ju. Jaa, sa ei tohi ju kehaga olla. Kas ma reaalselt ühtegi ei saa paika või? Konna moru. Nii, vaatame järgmist videot. Kas siin on suluseis või mitte? Ma panen sulle lasu pausi peal juba, et sa saaksid süveneda natukene. Kumba nüüd ma jälgima pean? Valged ründavad siia poole ja punased kaitsevad. Ehk siis ma pean valgeid jälgima. Kas valge on suluseisus või mitte? Kes see söötis siin üldse? Siit tuleb sööt.
seal on ju suluseis siis. Jess! Tubli, Liina sai esimest korda pihta sellele, kas on Ma suluseis nii või loodan, et see on mitte. lucky shot, aga vaata, ta oli just seal eespool ja siis seal ei olnud ühtegi seda. Jaa, aga vaatame nüüd sul oru järgmisi. jalgpallis. Kas on suluseis või mitte? Keda ma järgima pidin? Punaseid on ju? Punaseid, jah. Seal oli suluseis. Ei olnud või? Oot, pane taksi. Ma tean, ma sain su ohkest aru juba, et ei olnud, aga Jaa. Nad olid eespool siis jah. Siin tuleb nüüd mängu üks uus põnev termin nimega passiivne suluseis. Messi on väraval suluseisus. Nii. Tema palli puutuda ei tohi. Messi on intelligentne mängija, teab seda. Laseb palli läbi, tagant jookseb mees, kes ei olnud suluseisus, söödab Messile, kes ei ole suluseisus, kuna ta on pallist tagapool ja kõmmutab pallilusti väravasse. Mind blown. Jalgpall muutub aina huvitavamaks. Absoluutselt, see on väga huvitav mäng. Liina, kas sina nüüd said aru, mis asi on suluseis? Sain küll, aga ma arvan, et kui ma peaksin seda defineerima, siis ma ei oskaks seda defineerida. No hakkame siis Coca-Colat varuma ja suvel tuleb kohe-kohe vähem kui kuu aja pärast hakkab juba MM. Tuled, istud mulle kõrvale, vaatame ühe mängu ära ja siis ma luban sulle, et sa saad täielikult sellest kõigest aru. Teeme nii. Kui sina vaatasid meie videot ja arvad, et Liina ei saanud sellest asjast üldse aru ja sa said palju paremini aru, mis asi on suluseis, siis kirjuta siia alla kommentaariumisse, kui hästi sina suluseisust aru said ja kui hea õpetaja mina olen selle koha pealt. Ja kõigi vastanute vahel me loosime välja kasti Coca-Colat. Homme olen juba mina siin taaskord õige Marti Hallikuga ja teeme oma tavapäraseid vigureid. Aitäh teile tähelepanu eest. Järgmine jalgpalli kolmapäev juba järgmisel kolmapäeval. Tšau! Bye! See on nii kosutav ja jahutav.